kena vaade, oleme Portugali jõudnud. Ilus vaade ja aina ilusamaks lähevad vaated. Nii, siin on meie penthouse. Kui tahame toas ringi keerata või aknast välja vaadata, siis üks inimene peab välja tulema toast. Ja mis meestele kõige rohkem meeldib, tavaliselt neil meeldib püsti pissida. Ma siis demonstreerin. Siin on pissikas. Siin on 2 varianti. Üks on paned pea siia vastu ja proovid siit kaugelt sihtida. Või siis lähed lähemale. Teed väikse samba mamba aika ramba algul. No nii, kõik see rahvas. Aeg oli otsad kokku tõmmata ja Kanadast ära minna. Aga siin me oleme, jõudsime just Portugali ja mõtlesime, et käbe oleks vaja šampooni osta, aga vist šampooni vist ei osta, jah. Pidime. Raskelt pidime siin trenni ja sooja tegema, et nädalakese pärast lämme ju sinna Santiagot tegema, aga vaadake rahvas, kuida me teeme trenni, kuida me teeme selle Santiago ära. 1 euro, 2 euro, 3 eurot. Hola! Oleme jõudnud Portugali riiki, kus me kumbki varem käinud ei ole, nii et me oleme ikka tõsiselt elevennud. Eile jõudsime siia Portugali, aga kuna meil aega ei olnud filmida, kuna lend oli pikk ja magada vahepeal ei saanud, ajatsoonid on teised, siiamaani ei ole ära harjunud, siis eile kahjuks väga ei filminud. Me oleme reaalselt 2 sellist reisiselli, kes vaatavad sealt Google Mapsist, et 4 kilomeetrit on minna, et sinna saab jalgsi ka. Kuigi päike on kuum nagu ma ei tea, mis asi on ja otsmik leemendab, kõik on lihtsalt läbimärg, et paras oleks kuskil basseini ääres väike õlle teha, aga ei. Ma leidsin Mapsist sellise mahajäetud vanaaegse restorani, mis kunagi oli ikka jõhkralt massiivne, et kunagi koju jõuame, siis ma guugeldan kindlasti, milline see varem välja nägi. Aga ma näitan teile, milline see praeguses seisukorras on. Tegemist oli kõrgklassi restoraniga 1960. lõpust, aga tänu halbadele investeerimisotsustele on see 2001. aastast maha jäänud. Vaata, kui ägedad need, täpselt 2 silma prillid. Meil on alles esimene täispikk päev Lisbonis ja me ei lähe mitte vanalinna vallutama, aga tuleme lihtsalt mingeid mahajäetud restorane vaatama. Aga päris impressiv, eks ole. Siin on meil betoonist või. Samas see kõlab, vist ei ole ikka betoon, ma ei tea, milles see tehtud on, aga siin on meil voodi, kus me saame jalga puhata. Vaated siit voodist on sellised 5 tärni, ja see kunsttöö, mida siin imetleda saab, on ka ikka vaatamist väärt, et kindlasti see koht oli seda suurt pikka haiki väärt lihtsalt. Jõudsime 19. sajandist pärit tööstuskompleksi, mis on koduks paljudele unikaalsetele disainerbutiikidele, restoranidele, baaridele ja kontoripindadele. Kuidas pannakse punkt õhtule? Väikse õlle, aga terviseks. Eelmises kohas oli mõnus happy houri õlle, 2 taala. Mul on ikka veel taalades appi. Me oleme nüüd eurodes, eks ole, eurotsoon. Aga happy hour, 2 euri. Selliseid hindasid Kanadas absoluutselt ei ole, nii et me oleme eriti sillas nagu. Nii et jätkame sama rada pidi. Sealt samas, kus happy houri õlle oli odav, toit nii odav ei olnud, nii et tulime siia guesthouse'i lähedale, kus pakuti 5 taala purksi, friikaid ja limonatat. Aga kuna ma niimoodi suhkrut ei tarbi, siis Coke Zero, nii et õhtu on kohe korda läinud.
tahame ikka võimalikult väheste ressurssidega võimalikult kaugele jõuda, nii et hoiame kokku ja nii on. Aga tere hommikust! Tere hommikust, õlli kohe! Tere! Kohvi ei täna joomata, aga pole olla. Võikusime ära, panime riidesse ja nüüd teeme siis tasuta jalutuskäigu siin linna vahel. Koos giidiga. Tellisime giidi omale, aga see on tasuta ja maksad nii palju, kui ise tahad, nii et pole ei maksagi. Me maksame sitaks. Kast õlut palava ilmaga. Jah, pidime siia rongiga tulema, aga pileteid ei saa kuskilt osta. Tahtsime sealt automaadist osta, aga printeri paber oli otsas, nii et õnne meile. Kõige parem oli see, et all proovisime osta, siis seal sai mingi kuukaardiga osta. Siis üks kohalik tuli aitama meid, läksime teisele platvormile, siis aitas, printis pileti välja, peale teda hakkasime ise üritama ja tšekid olid otsas, paberid, mis prindib piletid välja. Ja appi tuli siis Talla takso. Juhu! Aga mida me nuriseme, me teeme ju esmaspäeval Santiago de Compostela, nii et võtame seda kui treeningpäeva ja siin on üks spordijook, nii et terviseks. Terviseks! Jõudsime lõpuks siia tuuri kohtumiskohta, nii et 5 minutit veel ja siis vamonos. Ja tuur algab. Tuur algab. Ära maha ja ära eksi. Jällita mind. Ei, vaatame auto alla. Kus teised on? Ma kardan. Mis teised? Meie grupp. Esimene peatus, kohalik. Millega ta silma paistis? Ja küsimus. Said aru, ei saanud? Ma ei kuulnud, lärm oli. Mis lärm? Oli, enam ei ole. No. Ja nüüd on see härra siin. Lisbon mulle juba väga meeldib. See kultuur, toit, arhitektuur ja atmosfäär on, mille pärast kindlasti tagasi tulla. Palun võtame hetke, et nautida neid ilusaid keraamilisi plaate. Ja ühtlasi oleme jõudnud Guinessi rekordite raamatute järgi maailma vanimasse raamatupoodi, mis siiani tegutseb ja see on asutatud juba 1732. aastal. Tänasest 1. juunist hakkab siin erinevad pidustused. Samba, mamba, ikaramba. Tänu sellele Saint Antonile, kes siin au sees on. Nii et igal pool on joomingud, pidustused, muusikalised vahed, et kindlasti jõuame sellisesse kaootilisemasse kohtega, kus seda kõike imetleda. Salivamos doce, meu novinho, surida, morena. Fica de fora, fica caiana. Vou desfrutar, linda morena. Fica de fora, fica caiana. Vou desfrutar. Lisaboni toidukultuuris kõige domineerivamaks on mereannid, sealhulgas tursk, mida on võimalik valmistada vähemalt 365 erineval moel. Sardiinid, nii grillitult kui konserveeritult ja 8 jalg. Lisaks sellele on Lissabonist pärit maailmakuulus pastel de nata, ehk siis eesti keeles vanillikastmega täidetud lehtainekorvike. Ja siin on kurikuulus Portugali tart, mida kõik peavad kindlasti proovima Portugali tulevad. Ühe ampsu ma juba võtsin ja see on lihtsalt metsikalt hea. Proovige järgi. Suus sulav, soe, krõbe omale. Aga aeg on edasi minna. Parim pastel de nata on ilmselgelt otse ahjust, krõbeda ümbrise ja sooja kreemise sisuga. Kaneel peale ja kui hea. Näe, kuidas on? Mis siiamaani Lisbonist arvad? Suur vana linn. Mis sa juba teada oled saanud? Ma ajalootunnis ei õppinud ka nii palju, kui täna siin õppinud. Ma arvan, täna sa saad mingi selle tänukirja ka selle kõige eest, mis sa siin kõrvale oled pannud pärast meie vaatajatega ära. Jah, siin on Festival hakkab. Saint Anthony festival terve kuu ja nii nagu giid ütles, siis kõik laulud on ümber seksist. Saab tore. Ja kõige parem
läbi saanud. Ma olen kusjuures sellest nii väsinud. Mitte isegi jalutamisest, aga just sellest ajaloo poolest, mida oli natuke liiga palju. Oleks tahtnud rohkem näha ja teha, kui seda juttu kõike kuulata. Aga nagu sealt selgus, siis siin on 12 suuremat seda küngast, hilli. Nii et kindlasti Portugali tulles peavad olema hästi mugavad jalanõud. Läheme vaatame, kus saame midagi hamba alla ja ehk hiljem ühineme selle St. Anthony selle peoga, festivaliga. Vaatame, mida see endast kujutab. Aga nii, nagu ma kuulsin, siis kohalikel on siis ühes käes mingi leib, sardiinid on peal. Sardiine võetakse lihtsalt omaste vahele, leib jääb alles, kasutatakse nagu kandikut ja teises käes on lihtsalt õlle ja niimoodi tantsitakse mingi hommikuni, nii et ma ei usu enne kui ei näe, nii et kindlasti lähme vaatame järgi. Enno just ütles, kui naine on näljane, siis naine on tige ja nii ongi. Olen mingi 8 tundi süüa saanud. Ennol jõudis söök palju varem kohale. Toodi oliive, sai ja seda ma proovisin süüa. Sai on nii kuiv, et ma panin arvasin, et on oliiviõli, aga panin hoopis äädikat peale. Rikkus kõik ära ja siin peaks minu ribid olema. Ei näe väga ribide moodi välja, aga okei. Ja tisu. Mida me praegu proovime? Minimenüü minule ja teilele ilmselgel. Kohalik kirdsiliköör valge šokolaadi šotitopsis, mille saab siis pärast ära maiustada. Mul ei lubata rääkida. Meile sobib. Aga teeme. Maksa ka. Polegi varem koos pitsiga joonud, lihtsalt mingi. Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Me ei tea, mis kell on ja ei hooligi. Ega täna pikka juttu ei ole, tulime lihtsalt randa, võtame päikest, naudime, teeme väikse joogi, mida Henna teeb. Ja nii ongi. Reklaamipaus. Kohalik Portugali õlu igal pool pakutakse. Portugali Pokna 2,31 liiter sobib. Ja me nüüd võtame kõik kinni maha ja siis vaatame, kui grillitud me siin mõne ajaks oleme. Head suplemist. Hakkekused suve. Kõige parem viis siin reisil raha kokku hoida ja lihtsalt sööd supermarketist osta. Nii et mul on siin Caesari salat, mille ma valmis segan ja siis ostsime neid kohalikke sardiine ka, mille saame ära proovida salati sees. Ja ennal on pastasalat, mida ma lõunaks ka söin. See oli lihtsalt nii hea, et seda peab kordama. Aga päike on juba õhkus, nautisime seda randa ja see on lihtsalt hea. Ja ongi aeg buss võtta, koju minna ja välja puhata. Tere hommikust! Registreerisime ennast teisest guesthouse'ist välja ja nüüd oleme jõudnud juba uute hostelisse, kuna meiega ühineb täna õhtul 2 inimest. Ja kuna broneeritud oli 3-le, siis selline korraldus on meil, et 2 voodit pandi kokku, üks on selja taga üksikult, nii et vaatame, kuidas me ära jaotame, kelle Enna täna veel kaitse võtab, nii et ellatus, elame näeme. Aga tänane päevaplaan on selline siis, et võtame, ma arvan, bussi või selle Bolti linna.
siis lähme võtame oma pilgrimi passi, kuna me hakkame Santiago de Compostelat jalutama 2 päeva pärast. Siis lähme proovime leida veel mõned tarvikud asjad oma selle matka jaoks. Tahaks veel sisetaldasid, plaastreid, enda tahtis beebipulbrit. Mul oleks vaja seda beebiõli, kuna nahk hullult koorub, siin on ikka metsikult palav. Ei anna selle Eesti ilmaga praegu võrreldagi. Ja siis oleks võib-olla mõned snäkid vaja veel võtta ja nipet-näpet veel. Magnetid terekonnal, eks ole. Ilma nendeta ei saa koju minna. Aga lähme linna ja vaatame, mis edasi saab. Näitan seda tuba siis lähemalt ka. Kui eelmine tuba oli väike, siis see tuba on juba 4 inimesele. Et vaatame, kui need inimesed kõik siin koos on, et kuidas me ära mahume. Mis sa arvad? Ikka mahume, mahub juurdegi veel. Nagu killud karbis on ju. Siin on mingi naaber ka meil. Poistüdruk, ei tea. Vahet ei ole, kumb on. Ja siit läheb meil siin selline järsk tepp alla. Siin on meie köök, külmik, kõik on väga puhas, kõik lõhnab ime hästi. Et oleme rahul siiani sellega. Ja seal saab alla 2 euro võini juua. Ja siin on meie tualettruum. Sellised dušid, veits kõrgemad, ei löö vähemalt küünarnakk ära nagu eelmises kohas. Eelmises kohas tuli sigisti ka ära, nii et ma pesin ennast nagu mingi aiahoolikuga lihtsalt. Aga siin õnneks seda tegema ei pea. Lisboni katedraali juurde, kus lunastasime omale pilgrimi passi. Maksis 2 eurot nägu ja siia me hakkame siis koguma neid templeid igast linnast peatuses, kus me oleme. Ehk siis vähemalt 2 tükki peab päeva jooksul saama. Ja neid saab siis kas kuskilt restoranidest, kohvikutest, majutuskohtadest või siis ka näiteks katedraalidest. Nii et täpselt vaba ruumi on 30 päeva jagu, nii et meil ei tohiks kauem minna. Ja siin esimene see tempel on meil juba Lisbonist olemas, nii et mu selja taga on see koht, kus meil see retk kõik peale hakkab, nii et 2 päeva veel ja asume teele. Terve pood on lihtsalt kalakonservidele. Siin on mingi 20 erinevat tüüpi kala, mida saab osta ja tellida, nii et uhke värk. Kõik on värvi järgi, maitse järgi, liigi järgi. No pilgrim, mis plaan edasi on? Juua vaani ennast täiskuis. Tellisime toidu, maksis see kõik kokku 9,95 koos õllega kusjuures. Väga hea diil, pole sellist nagu Kanadas näinudki, ei ole mingit steiki saanud, muna veel härjasilm, mõõk küljes, no mida elud veel tahta. Jahutav õlle, väljas on, ma ei tea, tundub nagu oleks 40 kraadi. Et vaatame, kuidas see jalutuskäik meil veel kujuneb. Ega see lihtne olema ei saa. Tulime just shoppamast ja mees on jumala mälus juba. Aga ümbruskond on selline mõnus, kodune, ubane. Koju. Sõisad püsti või? Oled koju. Sõisad või? Tere tulemast koju. Tere hommikust! Tere hommikust! Vaadake, kes meiega eile viiles. Minu armas aega. Lätist, otse Lätist. Lähme ostame midagi poest hommikuks süüa ja siis läheme kas mingile tripile, kas kaisse.
hommikusööks söödud ja nüüd võtsime Uberi Cascaisse. Cascais on tuntud siis oma ilusate randade, rannajoonte ja ehitiste poolest, nii et lähme tšekime kõik selle ilusa järgi. Aga kõigepealt kohvi. Terviseks. Terviseks. hüppage eile püüa kinni peale. ja ise. Keeli lõpub ka nagu põhja. Päev on ilus, et minna randa, nautida neid vaateid. Kõik on lihtsalt nii ilus ümberringi, et paneb ahetama küll. minu silmis Cascais on üks ilusamaid Portugali rannikuäärseid piirkondi. No vaadake lihtsalt neid liivarandasid, rannikuäärt, seda imeselget vett. Nii ilus. Järgmiseks võtsime aga Uberi Cascais tagasi Lissaboni, et minna sõitma trammiga number 28. See tramm on just märkimisväärne selle poolest, et selle interjöör on säilinud aastast 1930. See puidune sisu ja kollane värv, no vaadake ise. Ilmselgelt on see turistilõks ja trammi järjekord oli meeletult pikk. Aga see 3 euri, mis me selle sõidu eest maksime, läks kindlasti õigesse kohta. See tramm läbis maalilist Lissaboni ja möödus kõige ilusamatest märkimisväärsetest vaatamisväärsustest. Thank you. See Sardiini fest paneb ühtlasi punkti meie Lissaboni seiklustele. Aitäh, et sa kuulasid, vaatasid, kaasa elasid ja näeme juba homme katedraali ees, kus alustame 650 kilomeetrist palverännakut Santiago de Compostela poole. Tšau!